tere, mina olen Anniki. Ametinimetus on kultuurihariduse ja noortekultuuri ekspert. Ja tegelikult ma juba enne, kui ma seda kava vaatasin, mõtlesin, et sisu poolest oleks olnud loogilisem, et võib-olla ma oleks pidanud rääkima enne, kui Annika rääkis, sest Annika läks ju selle hariduse teemal hästi nagu sisuliseks ja asiseks, mis on hästi super. Et Kultuuriministeeriumi vaade lihtsalt on mõneti laiem ja ma tahaksin natuke laiendada, et sellepärast võib-olla oleks teistpidi loogis, mul on algul laiemalt ja siis kitsamaks, aga nüüd on vastupidi. Et alguses oli jutuks korra hästi vahvalt Moonika mainis seda, et talle tundub, et on selline aeg, et see klaaslagi hakkab nagu mõranema või mingi, et surve tuleb alt poolt. Ma läheks natukene kultuurivaldkonnast nagu veel laiemaks ja räägiks sellest survest, mis tuleb Euroopast ja maailmast. Ka peale kultuurihariduse valdkonnast, võib-olla te olete kõik hästi kursis, aga võib-olla mõnele on uus info ja on põnev kuulata. Nimelt kultuuriharidust nagu Arts and Culture Education, et mis puudutab täpselt nüüd Kultuuriministeeriumi vaadet, on selline asi, mis on üsna tugevalt reguleeritud tegelikult juba Euroopa tasandil ka, et see ei ole nagu ainult Eesti asi, vaid see on kogu maailma ja Euroopas hästi aktiivne teema. Esimene alus sai pandud ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, mis Eesti võttis vastu 1991. aastal, kui Eesti liitus ÜRO-ga, aga sellele lisaks on meil Euroopa Liidu komisjon, mis on teinud sellise Porto Santo charteri, mis on otseselt kultuuriharidusega seotud, kultuuri ja diplomaatia seostega seotud ja kohe ma räägin ka, mis see tähendab. Ja siis UNESCO, kes on 2006, 2010 ja nüüd 2024 loomas siis nagu uuendamas sellist kultuurihariduse raamistikku, mis allkirjastatakse veebruaris Abu Dhabis, see on ministrite tasandi raamistik, ehk siis meie kultuuri- ja haridusminister peaksid minema Abu Dhabisse ja selle allkirjastama, et me oleme siis just haridus- ja kultuuriministeeriumiga seal nagu oma soovitusi ettepanekud teinud. Ja riigitasandi selline alusdokument on Kultuur 2030 arengukava. Ja ma hästi põgusalt tahaks korra nagu rääkida lähemalt ka, et muidu on lihtsalt sellised read, mis ei tähenda mitte midagi, et mis see sisu on. Ehk siis siin te näete, vasakul pool on siis ÜRO lapse õiguste konventsioon ja seal on 2 punkti. Ja need väga hästi klikivad teemadega, millest täna on räägitud. Esimene on artikkel 13, mis räägib lapse sõnavabadusest. Ja see on see, millega on seotud hästi tugevalt Euroopa vaade. Nii see Youth Action Culture siin üleval on selline logo, see on see Euroopa Liidu komisjoni Portugali eesistumise ajal tehtud dokument, mis on seotud, et kultuurharidus peab toetama lapse eneseväljendust, isikuvabadust ja on tegelikult noorele ja lapsele vahend, kuidas ennast, nagu kuidas ühiskonnaga suhtestuda, kuidas väljendada. See on tegelikult hästi tore see, mis Grõõt rääkis nii nagu selles mõttes nagu töö osast, kuidas tema seda näeb ja tegelikult on see, kuhu tahab kogu Euroopa suunata. Ehk siis kuidas kasvatada täna sellist noort, kes teaks oma õigusi, kes teaks, mis asi on ühiskond, kes teaks, mis asi on demokraatia, võrdõiguslikkus ja kõik muu selle juures ja kuidas ta saab ilma, et minna poliitikasse või ilma, et minna mingid meeletut, ma ei tea, organisatsioonidega liituma, ta saab eraisikuna üksinda väljendada seda lapse ja noorena läbi mille? Läbi kultuuri. Tants, kunst, muusika, ükskõik mis, et see väljendus tuleb lapse seest. Ja küsimus on siis, et kuidas seda kasvatada. Ehk siis see on nüüd ka UNESCO ja siis kogu Euroopa Liidu kultuurihariduse suund täna. Kuidas me selleni jõuame? Mis on siis seotud selle esimese ÜRO punktiga? Lapse sõnavabadusest. Ja siin sõnavabaduse real on meil kirjutatud ilus lause nagu, et see sisaldab vabadust kunstivormis või mõnel muul kujul. Lapse enda valitud viisil taotleda, vastu võtta ja edasi anda informatsiooni ning igasuguseid ideid. Ja minu arust on see väga ilus ja kui ma olin nüüd miks on see hästi päevakajaline, on see, et Youth Action Culture, see ülemine asi on tegelikult selle nädala esmaspäeval, teisipäeval Portugalis toimunud suur konverents, kust ma just tulen. Ja seal oli siis üks näide, mis mul jäi väga kõrva. Nimelt Walesis on 10 aastat tagasi viidud läbi uuring, et kui palju on või kui palju on kultuur osa lapse üldharidusest ja kasvamise teekonnast ja tulemused olid kohutavad.
Ehk siis loovus ja kultuur ei ole. Ja nüüd ma jõuan Annikaga seotult, et ka Eestis on ju, meil on seda nagu uuritud, et kui palju tegelikult, mis see mitteformaalõppe seos on. Me räägime tegelikult kultuuri ja üldhariduse seostest. Ja Wales tegi sellise sammu, kuhu ma näen, et ka nagu meie oleme liikumas, ehk siis nad on läbi viinud selle, et õppekavad kaotati ära individuaalsete õpiteede peale ja lisaks sellele, et kuidas see siis määratled, et millega laps kooli lõpetab, mida ta peab oskama, me tehti 6 kompetentsi. Iga õpilane kooli lõpetades peab teadma 6 asja, 6 kompetentsi. Põhikompetents on loovus ja kultuuritundlikkus. See on kõige alus. Kui sul pole loovus ja kultuuritundlikkus, siis sul ühiskonnas ei ole võimalik millegagi suhtestuda. Näiteks teine kompetents on tervis ja eneseregulatsioon. Need on 2 asja, millega noor peaks koolist kindlasti välja tulema. Minu jaoks on see väga inspireeriv isiklikult. Ma nagu kujutan ette, et mul on kahju, et mu lapsed on nii suureks kasvanud, nii tore oleks nad väiksed ja ma saaks võtta kõike veel rakendada, et nad saaks sellest osa. Aga ma näen, et me oleme liikumas selles suunas. Annika tõi väga ilusti välja, kuidas, sest see on Haridus-Teadusministeerium on põhivastutaja haridusvaldkonnas, et meie kultuuriministeeriumis oleme nagu toetav. Aga nüüd ma toon veel enne, kui ma lähen kohe edasi ka, aga see artikkel 31 ja teine, mis seal on ÜRO-l, see on kultuuris osalemine. See on nüüd puhtalt Kultuuriministeeriumi valdkond ja see on seotud selle parempoolsega, mis siis on kultuuri arengukava. Ja kultuuri arengukavas on siis laste ja noorte kultuuris osalemine on seotud nagu üheks põhieesmärgiks. Ja ma ei tea, kas te olete märkanud, aga laste ja noorte kultuuris osalemise mõõdikul ei ole mõõdikut. Tegelikult me täna oleme selles kohas, kus Kultuuriministeerium ei tea, kas ja kui palju lapsed kultuuris osalevad. Nii, kõige pikem osa sai läbi. Kes tahab pärast, ma võin ka jagada neid slaide, lihtsalt ütlen, et siin on nagu Kultuuriministeeriumi arengukavas on olemas need seosed, kus on välja toodud kõik need asjad, millest ma just rääkisin. Need on seotud täna eesmärkideks Kultuuriministeeriumi poolt. Aga küsimus on, kuidas me seda tegelikult teostame ja kas me seda teostame. Siit tuleb mängu mina. Minu ametikoht loodi selle aasta aprilli lõpus. Ma olen 6 kuud umbes töötanud pool aastat. Kui ma tööle tulin ja ma küsisin, mis on tehtud, siis oli suhteliselt siuke hägune asi. Ja ma mõtlesin alguses, et see, kes selle töö vastu võtab, peab olema puhta loll, sellepärast, et see on nii suur valdkond ja mida me siis teha saame. Aga minu esmane ülesanne Kultuuriministeeriumi laste ja noorte tegevuskava luua. Minul ei ole osakonda, kellega ma koos kultuuri ja haridust töötan, nii nagu on Annikal. Ma teen seda üksi. Aga minu meeskond olete teie, on haridusministeerium, teised ministeeriumid ja liidud. Ja selles mõttes on see hästi põnev olnud, et see tegevuskava hakkab tasavisi valmis saama. Kui see on valmis, siis kindlasti jagan ka. Teine teema kultuuris osalemine läbi üldharidus on läbi Kultuuriranitsa ja Teater Maale, mis on siis rahaliselt toetavad meetmed, et lapsed saaksid minna kultuuriasutustesse kultuuri kogema. Need on meil koostöös HTM-i, Sotsiaalministeeriumi ja Regionaalministeeriumiga ja seal pool aastat on päris suure töö ära teinud kommunikatsiooni osas ja siis huviharidusvaldkond, kus kultuur on tegelikult väga suur osa sellest. See ongi nagu Annika nagu nii-öelda vastutada rohkem, aga ma proovin olla toeks nii palju, kui ma suudan või oskan. Annika muigab. Ja just on ju. Ja taas nii nagu Annika ütles, olge liitude osad, rääkige kaasa. Et mõneti mul on väga hea meel, et tantsuvaldkond on nii aktiivne. Mul on väga kahju, et teised kultuurivaldkondades ma ei näe sellist aktiivsusest, et nagu on tantsus, aga te olete ka väga-väga suur osa kogu huviharidusest, nii et pange edasi sama võimsalt, tahtsin öelda. Ja minu viimane slaid on see tegelikult, et Kultuuriministeeriumis, mida siis on vaja teha selleks, et nagu poliitikat kujundada ja rakendama hakata. Meil on vaja uuringuid ja kui haridusministeerium on juba aastaid nagu sellega tegelenud, siis Kultuuriministeerium on väga lapsekindegades selles. Mis nüüd on tulemas, mille ma olen suutnud, siis mis te meil programmidesse läksid sisse, on kultuuris osalemise uuring. See ülduuring sinna tegib laste ja noorte osa juurde, mida see viimased 10 aastat ei ole olnud. Nii et me hakkame esimest korda kaardistama laste ja noorte kultuuris osalemist läbi lapsevanemate, nii-öelda nagu läbi pere. Siis sellele juurde tuleb kultuuri erialade huviharisuuring,
mida me loodetavasti teeme ka koostöös HTM-iga natukene vähemalt sisuliselt, et plaan on kaardistada ära kõik kultuuri erialade huviharidus, mida meil täna ka me ei tea kui palju täpselt, mida on, kus kohas ja nii edasi, ja sisuliselt minna uurima tantsu, muusika ja kunstivaldkondades kvalitatiivuuring sinna juurde teha, et natuke seda sisu poolt ka. Siis tuleb kultuurkoolis õpilaste küsitlus seoses kultuuriranitsaga, et mida lapsed tahavad, mida nemad näevad, nagu noorte vaade kultuurile läbi üldhariduse täna. Ja siis tuleb veel kultuuri ja spordi ligipääsetavuseuuring ehk siis erivajadustega laste ja noorte kultuuris osalemine. See tõenäoliselt laieneb täiskasvanutele ka. Aga selles mõttes, et kuna seal on see hariduse aspekt on siuke elukestva õppemudelina selles ligipääsetavuse teemas, siis see on ka üks asi, ehk siis kui need uuringud on läbi viidud, siis me räägime uuesti. Ja siis me vaatame, et see tegevuskava ehitab väga palju sellele üles ka tegelikult edaspidi. Et see on pikk teekond, hea on, et HTM on oma sammud sirgelt seadnud ja Kultuuriministeerium proovib toeks olla. Ja see on südameasi, ma arvan, kõigile. Mis täpsemalt on see uuring või kuidas seda uuringut? Ja kuidas läbi viiakse, mis see tähendab? Uuringuid on hästi erinevaid, see esimene uuring on selline Statistikaameti läbiviidav uuring, mida see on longitud uuring, ehk nad teevad iga mõne aasta tagant uuesti. Ja see on selline, kus riigist juhuvalimiga valitakse välja inimesed, kellelt küsitakse. Ma ei oska praegu öelda, kui palju seal täpselt kaasatud on, aga päris suur hulk. See on nagu maakondade põhine, hästi selline nagu üldine, Eesti üldine, et sa näed, palju Eestis on kultuuritarbimine üldiselt langenud ja seal saab vanusegruppidega välja võtta. See küsitlus, mis on siis altpoolt vasakult teine, küsitlus on näiteks selline, mis läheb koolidesse, selline 20 küsimust, mida õpilased ise täidavad. See ei ole uuring, vaid see on nagu küsitlus, mida me saame analüüsida selle tulemusi. Kultuuri erialade huvihariduse uuring, see tuleb nagu suurem variant ja see on natuke keeruline, sest seal tekib selline andmekaitse teema ka, et me läheme koolidesse küsima. See on siis täpselt niimoodi, me teeme EHISe kaudu üldstatistika ehk siis kvantitatiivbaasi ehk siis selline üldine, et kui palju kooli üldse on, millega nad tegelevad, sest täna me tegelikult ei tea, nagu seda välja noppida sealt EHISest, et palju näiteks tantsukooli on registreeritud. Me ei saa infot selle kohta, mis ei ole registreeritud. Me saame ainult selle baasil, mis tegelikult on nagu ametlikult registreeritud, need koolid. Ja siis me läheme uurima neid koole süvitsi intervjuude kaudu, kes pakuvad siis eelprofessionaalset õpet või kellel on siis vähemalt 5-aastane õppekava. Siis nendega me läheme tegema süvaintervjuusid ja nende intervjuude kaudu tulevad eraldi õpetajate, õpilaste ja juhtkonnaga. Ma veel ei tea, kas me lapsevanematega ka saame neid süvaintervjuusid läbi ja nende baasilt me saame siis kokku info, et kuidas edasi liikuda, mis see tänane seis on. Kas ma vastasin nii, et oli loogiline? Ehk siis jah, need on väga erinevad uuringud iseloomult ka. See viimane ligipääsetavus on 2-aastane uuring lausa. Et järgmine aasta on piloot ja siis tuleb. See on hästi mahukas. Ja ma ei tea, kas ma ajaraami mahtusin, kõik jäävad juba hiljaks, et juba vist jäin ka. Aga aitäh teile!